Tere! Mina olen Merit Raju, kirjanik ja elustiiliettevõtja. Ma olen kirjutanud juba 7 raamatut oma elustiilist, et inspireerida sind. Ja nüüd on mul üks hästi tore uus projekt, mis on see, et mina ei kirjuta sulle, vaid sina kirjutad iseendale. Ja see on selleks, selle nimi on elu upgrade, 3 kuud unistustele lähemale. See on mõnus kangast kaantega ja siin on ainult mõned küsimused ja mõned illustratsioonid sinu jaoks. Selle jaoks, et sa saaksid kasutada seda raamatut enda isikliku päevikuna. Täpselt nii, nagu sina päevikut kasutaksid, kas planeerimiseks, eesmärgistamiseks, luuletamiseks, eneseanalüüsiks, oma emotsioonide tasakaalustamiseks või oma lapsega 2 peale lihtsalt joonistamiseks. Siin on väikesed illustratsioonid, mis on Teele Straussi tehtud, kes oli ka Hingele Pai ajakirja kunstnik ja kes on enamiku mu raamatu kaantest teinud. Ja suurema täidad sa lihtsalt ise. Selle märkmiku või päeviku mõte on see, et sa saadki kasutada seda täpselt nii, nagu sinu elus kõige paremini sobituks, aga see pealkiri on elu upgrade ehk siis elu kogu aeg teadlikult uuele tasemele viimine. Mina olen selle fänn ja see ei tähenda, et sa pead rahulolematu olema oma praeguse eluga. Ja ma ei saa ka öelda, et rahulolemine on peamine eeldus. Ma vahepeal isegi mõtlesin, oma eluga rahulolemine on isegi eeldus, et sa saaksid upgrade'ida. Tegelikult ei ole. Ükskõik mis kohast saab alati upgrade'ida ja see ongi minu meelest äge ja selline mänguline minu jaoks. Ja päevikuid ma olen kirjutanud aastast võib-olla 88, mis teeb siis juba 32 aastat. Ja näed, minust on saanud kirjanik, nii et päeviku kirjutamine võib teha imesid. Õnn kaasa sulle, selle märkmiku saab tellida hingelepai.ee veebipoest ja selle märkmikuga tuleb kaasa samanimeline veebiseminar 26. detsembril kell 4 õhtul või siis salvestuselt. Kuupäeva ma valisin selle järgi, et siis on just nagu kõht on täis ja tahaks teha midagi asjalikku. Ja mõelda ka aasta lõpu valguses enda aastale taha ja ette. Aga kui see aeg sulle ei sobi, siis sa saad loomulikult salvestuse ja saad seda igal ajal vaadata. Näeme seal!